Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd räägime juba sellest, millised õigused kehtivad autoril siis oma loodud tööle. Nimelt siis autori enda õigustest. Et ükskõik missuguse teose autoriks on siis füüsiline isik või isikud ja tegelikult kaitstakse nii valmis kui ka poolikut teost. Ja teose kvaliteet pole siin üldse oluline, et juba kui kriips on tõmmatud paberile, siis tegelikult seda kaitstakse. Aga väga oluline on see, et teos peab olema väljendatud objektiivses vormis. Ja see tähendab, et ma ei saa või ütleme, autoriõigus ei saa kaitsta midagi, mis asub inimese peas ja mida keegi ei näe. Nii et seda peab olema võimalik kuidagi tajuda ja reprodutseerida, et kas on siis tegemist mingi kirjatükiga või mõne muusikateosega, aga igatahes ta peab olema tajutav. Ja kui midagi on loodud, siis tegelikult autoriõigused tekivad automaatselt. Selleks ei pea mitte midagi tegema, vaid nii kui on kriips paberile tõmmatud, nii autoriõigused kehtivad. Ja autoriõigused kehtivad nii avaldatud kui ka avaldamata teosele, aga autorina on oluline teada, et mis vahe sellel avaldamisel ja avaldamata teosel on, et nimelt avaldatud teost tohivad siis teised ka kasutada, kas siis isiklikuks eesmärgiks või õppe eesmärkidel, aga avaldamata teost ei tohi. Ja avaldatud on teos siis, kui see on suunatud üldsusele. No näiteks, kui te teete ühe esitluse ja panete selle veebi üles, nii et teised näevad, siis on ta avaldatud. Ja ka näiteks seda, et kui te saadate mingi oma harjutuse oma kolleegidele e-kirja teel, siis on see samamoodi avaldatud. Et avaldamine tähendab, et ma saadan nagu oma pereringist selle välja teistele inimestele ka. Autoriõigus on territoriaalne, see tähendab, et igal riigil on natuke erinevad autoriõigused ja nendega siis tasub kursis olla, aga õnneks reguleerivad erinevad konventsioonid siis autoriõigusi, et näiteks Berni ja kirjandus- ja kunstiteoste kaitsekonventsiooniga on Eesti ühinenud, see tähendab, et tegelikult teie loodud teoseid ei kaitsta mitte ainult Eestis, vaid mujal ka. Ja siin all on veel link Riigi Teataja siis autoriõiguse seadusele, et sealt on võimalik kõike lähemalt lugeda. Kordame veel korra üle ka, et mida autoriõigus ei kaitse. Et nii nagu juba enne mainisin, ideid, mõisteid, avastusi. Et kui teie peas on mingisugune idee ja te sellest kellelegi räägite ja pärast see keegi loob selle idee baasil midagi, siis paraku autoriõigused kuuluvad sellele, kes midagi lõi, et ideid kaitsta ei saa. Ja siis rahvaloomingu teosed, õigusaktid, sümboolika, päevauudised, faktid ja andmed. Ja samuti siis ka, et millal siis teie kui autoriõigused lõpevad. Et seda tavaliselt autori eluea pluss 70 aastat ja see 70 aastat tähendab siis, et autori järglased saavad siis sellest kasu, mis on loodud. Ja kui te siis olete autor hoopis sellisel viisil, et te esitate kellegi teost, mängite seal näiteks Mozarti mõnda klaveripala, siis need õigused siis kehtivad 50 aastat pärast avaldamist.